podcasti. Täna on meil 29. juuli. Stuudios on nagu ikka Lund ja Kirsipuu, aga täna on meil ka külaline Linas Agro teravilja tootejuht Diana Salf. Tere! Ja tere, Andres! Nii, tere! Annaks kõigepealt sõna Dianale, et kes sa oled ja miks sa siin oled meil? Ja mis sa teed? Siukest küsimust kohe. Nagu Andrus ütles, mina olen Diana ja mina tegelen täna Linas Agros kogu teravilja poolega. Ehk siis nii mahe kui tavavili, et sellel aastal oleme alustanud ka vilja kokkuostu. Ehk siis täna olen mina nii-öelda siis Linas Agro kontaktisik. Ja kui minust endast rääkida, siis olen olnud põllumajandussektoris terve elu, võiks nii-öelda õppinud põllumajandust, baka ja magister ja mul endal on ka 3-4 hektarit maad, mida harida, nii et igatipidi sektoris olnud. Et ei ole päris võõras nagu põllumajandus, et oled ikka nagu ise ka mõne masinaroolis istunud ja midagi nagu näinud ka ikkagi. Viljadel teed vahet? No ja ikka olen ära õppinud jah, selle pika aastaga, et jah, masinaroolis ka. Aga see ongi, kuulajad, kellel vilja on, et võtke Dianaga ühendust ja... Absoluutselt, et kodulehelt on kõik kontaktid olemas, et võib kirjutada, helistada, joonistada, et nii, ja lähme siis ka tänaste teemade juurde, mis me täna nagu räägime. Räägime olukorrast turul, matifindadest, olukorrast põldudel, saaginumbrid, mis me koristanud oleme, kvaliteedist. Siis Diana räägib ka meie kokkuostust, mis meie need mõtted ja plaanid edasi on. Siis vaatame üle muidugi jälle ikkagi nagu talivilja külvid, talirapsi külvid ja vaatame ja räägime sortidest, mis meil pakkuda on. Ja ilmast ka natukene ja... No ilmast me räägime iga kord, see on meil praegu põhiline, et ega millest põllumehed ikka räägivad? Põllumehed räägivad ikka ilmast, et ega on ta hea ja on saaki palju. See aasta ennustati rekordsaak, aga vist väga nagu tulemas rekordsaake meil ei ole. Vähemalt ei paista ega. Ei paista ega, kuskil 2 miljonit tonni Eesti kohta ma arvan, et ei tule. Mina pigem ka ei julgeks prognoosida, et põllupilte vaadates ja teiste kolleegide ja põllumeestega suheldes pigem nii-öelda need saaginumbrid ei ole see aasta midagi väga rekordilist. Ma arvan, et kui tuleb sama kogus nagu eelmine aasta, siin on päris hästi, aga noh. Aga Diana, äkki räägidki lühidalt matifinnad ja olukorrad turule, mis hetkel nagu on, et mõne sõnaga? Absoluutselt, et matifinnad täna tegelikult on, niisumatifon püsib üpris kõrgel, et eilse õhtu seisuga oli ta siin 218 juures. Et on käinud siin üles alla, aga valdavalt ikkagi on ta üle 200, et jah, täna me ei räägi küll söödaniisu hinnast siin üle 200 sadamas, aga ikkagi nad on üpris kõrged. Ja rapsimatif on 528, et samamoodi püsib väga kõrgel tasemel. Et miks nii-öelda nüüd nisu hoiab nii kõrget taset on kindlasti maisi olukord, aga nisu enda nii-öelda olukord näiteks USAs. Seal on küll talivili on koristatud, aga talinisu suures osas, aga näiteks suvinisu olukord on väga halb. Kasahstanis on põud ja seetõttu võivad tekkida piirangud siis Kesk-Aasiast vilja ekspordile, eriti söödanisu ekspordile, et ka see hoiab nisu hinda üleval. Kui me räägime näiteks Euroopa suunast, siis Prantsusmaal on vähendatud nisusaagi prognoosi, et see on täna nii-öelda prognoosida 37 miljonit tonni. Jah, eelmine aasta oli see küll 28-29 miljonit nii-öelda tegelik saak, aga see aasta ikkagi prognoosid on madalamad. Kui me räägime nüüd näiteks ka odrast, siis ja Euroopas, siis odra puhul on näiteks oodata Saksamaal suuremat saaki kui eelmine aasta. Ja natukene võib-olla ka soja info, et võib-olla loomakasvatajatele siin natukene infot, et Argentiina on otsustanud vähendada sojaõli sisaldust biokütuses. Et varasemalt oli see 10%, et sellel nii-öelda tõsteti siis või õigemini langetati siis see 5%-ni, et see siis võiks nii-öelda tõsta siis soja kogus turul, mis siis omakorda võiks vähendada perspektiivis seda hinda hiljem. Aga kuna see nüüd juhtuma hakkab ja kuna see turgu mõjutama hakkab, on keeruline öelda. Ja kui olen rääkinud siin Läti-Leedu kolleegidega, et siis saaginumbrid ei ole küll midagi väga nii-öelda muljetavaldavat, aga mitte midagi ka hullu ei ole, vähemalt Leedus-Lätis, mitte midagi katastroofilist, aga täna on ikkagi probleeme kvaliteediga nisu puhul, et nisu mahukaalud on jäänud madalaks,
et kuigi proteiin ja langemine ja kleepvalk kõik on väga ilusad, aga siis täna on see, mis mahukaal, mis hakkab alt vedama. Eks siin peabki vaatama, vist on sordivalikuga, et ega mõned sordid, kellel on mahukaalud korras ja mõned, kellel ei ole korras. Absoluutselt. Ja vaatame ka, mis meie enda saagid, ütleme, ega me kõik oleme ise ju ka, nagu see põllumees natuke tegevad, et et mis me ise oleme saanud. Andres, räägi sina enda mõned saagid, mis oled nagu põllult kätt saanud. Ei saa kurta ja ei saa ka ütleme väga hurraad, nagu Diana ütles, et siuke keskmised saagid ei ole ikaldus, ei ole rekord. Et talinisu, varane talinisu on siuke 5-6 vahel olnud, hiline talinisu on olnud, ütleme sinna 7 kanti ja varane oder on, ütleme, siuke 3-4 vahel ja talioder oli siuke 6 kanti. Aga probleemiks ongi ka mahukaal, et aga joonistub välja, ütleme, sortide erinevus, et siin mul on erinevad nisusorte, et siin mõnel sordil on mahukaal nagu välja vedanud, teisel jällegi ei ole, on peenemat tera rohkem. Et see aasta näitab nagu ilusti ära ja annab nagu seda sordi valikule, annab siukest nagu suunitlust, et vaata, ma siin vaatasin meile, see meie enda sort on palitus, mis ma siin olen vaadanud, sellel oli muidugi mahukaal oli väga hea, see oli kas 830, aga saak oli siuke 6,5, et varasema poolsema nisu kohta on see päris hea tulemus. Ei, see on okei ja see ju läks ju esimese katti. Ja esimese katti vili oli selles suhtes. Ja Lund, kui sul on 10 tonnised saagid? Ei, nii palju ei ole. Ütleme, et keskmine aasta oleks võinud parem olla. Talioderi jäi 7, talinisu mul oli ka varanisu oli. Jäi 6 jäi ette, 6,08 on täpne saak, kui hakata Priia pinnaga jagama, et 6 jäi ette, vaata. Ja raps on ka, see on huvitav, et taliraps saab ka pead koristud, ma arvan, siuke täpselt saak ei tea, aga üle 3, võib-olla 3,5 keerdu. Et lootsin nagu paremat, pilt oli ilus, aga mida ei tule, oli terampeenikä, see ongi tega. Ei, aga on, mis on, vaata, tuleb rahul olla sellega, mis on ja tuleb õppida ja ega siin polegi. Midagi kiruda ei saa. Kõige tähtsam, et sai kuivalt kätte, et ega talioder oli, kõik oli alla 14, nisul oli siuka 15-16, ja raps oli, osa oli alla 7 ja osa oli siin 10 peal, nii et siuke, ma ütleks väga hästi. Ja Diana? Lõuna-Eesti? No Lõuna-Eesti, teil on ikka see Kesk-Eesti ja siuksed head maad, et mina olen ikka Läänemaal. Läänemaa ja ega teil on siukest nii-öelda savist maad juba rohkem seal. Savi on küll, jah. Et minul on põllud siuksed pigem liivasel maal, et ega seda nii-öelda põuakahjustust ja seda poolt ikka oli päris palju ja kui ma vaatan ka nii-öelda nii Eestit kui ka siis enda kanti, et see on nagu siuke lapitekk, et mingi põld on saanud vihma, mingi põld ei ole, et kus see äikesepilv on kuskilt üle käinud, et minu saagid nii-öelda olid kõik keskmine ja talinisul sinna, ma julgeks öelda siin 4,5 ja peale, et põuakahjustus tegi nii-öelda oma töö, aga sellele nii-öelda minul on siuke sort maas, mis on pigem ongi natuke madalama saagiga, aga on nii-öelda hea kvaliteedi nii-öelda tunnustega, et mina olen täna saanud esimese teise kati niisusid kätte, et ei ole nagu selles suhtes ei ole nagu täna probleemi olnud, et mahukaal on piiri peal, aga nii-öelda on kätte saadud seda kogust. Ja samas, kui me räägime niiskusest, siis mina olen näinud siukest niiskust, mis tuleb põllu pealt, mis on 10,8 nisul, et täna pigem on tund aega kuivatad ja 2 tundi jahutad ja siis ei ole ka veel nii-öelda, ei ole see vili veel maha jahtunud. Ei, ma ütlen, mul endal oli Fredismaast oli niisu ja mina ütles ka kõik oli, ütleme nii, et enamus oli esimene kategooria, paar kolmat oli, et protein oli 0,1% alla lubatu, et läks nagu teise kategooriasse, muidu oli väga okei. Ja et langemised on ju täna siin 270 ja 300 peale ja proteiinid on ju kõrged, on ju, et aga lihtsalt mahukaal on täna tera on peenikene. Ja hetke pluss on ikkagi see, et on ju toiduvilja preemia ikkagi on kõrge, et oli siin 22-26 euri on söödavilja ja esimese kategooria vahe, et see annab ikkagi toiduvilja suure eelise. Absoluutselt. Praegust on ja vahepeal, ütleme kevadel, vaata, läksid need preemiad väga ära, et aga nüüd tulevadki tagasi, et ongi ju selle pärast, ütleme, et toidunisu ei tule, vaata sealt USAs siis. No absoluutselt ja ega nüüd siin mingi aeg vaadati, et ei tule söödanisu, et tuleb väga hea kvaliteediga toidunisu, et söödaga tekib puudus, aga nüüd nii-öelda on ka Leedus on vihma ja hakkab sealt nii-öelda näha olema seda, et mahukaal on kuskil all ja langemised hakkavad kukkuma, et nüüd ikka see söödanisu tuleb ka. Aga vaata mahukaal, ma ütlen, meie sorte, ma peame ikkagi kiitma meie sorte, tõesti, mis ma olen näinud meie palitust ja meie etanat, millel on mahukaalud on kõik üle 800, mis tegelikult ka selle kuiva aasta kohta on ju väga head. Väga head selles mõtteski, et Oota, Lund, sa uurisid selle etana kohta ka sealt, mis etana numbrid olid? Etana oli ka, ütleme, lõplikku saaki veel ei tea, aga mahukaal oli ka üle 800. Et selles suhtes on, ma ütlen, et mõlemad annavad ikkagi ka kuival aastal annavad korraliku mahukaalu. Kvaliteedi näitajad on korras.
et see oli siuke kohe hea katsetusaasta, jah, et esimene aasta kohe siuke kuiv ja vihmavaene aasta. nüüd on muidugi kuluks veel mingi talv ära, et noh, et kas ta talv ka ära võtab mõne sordi või ei võta, et ega viimased ju 5 aastat või palju on olnud kõik alles jäänud ju. Ei olegi nagu ära võtta, et oleks vaja nagu siukest. Ma ütlen, isegi suvi, mul oli talinisu, külvasin suvinisu järgi ja suvinisu on seal, praegust tuleb üle ilusti üle talinisu, et noh, talv ei võta midagi ära. Aga poist, kui me käisime seal Leedus ja meil olid nisukatsed ja seal oli see ka etanoi maas meil Leedu kolleegidel ja neil oli see lumi nii-öelda katte eemaldus oli seal ja seal oli etanoli ju väga ilus, et nad ju eemaldati vist 3 korda lumikattet -28 kraadi juures ja see nägi ju väga hea välja seal, et mõni teine on täitsa kadunud. Etanoli okei ja noh, Lakaja oli seal kõige parem, et see joonistus seal nagu kõige paremini välja, et aga noh, seda saame me näha järgmine aasta või selle aasta saame teda müüa ja maha panna, siis meil näha järgmine aasta, mis ta ikkagi talv näitab, kui talve muidugi on jälle. Jah, aga siin juba hirmutati, et kuumale suvele järgneb külm talv, et noh, ilmaennustusi. Seda vaatame märtsis, kuidas see talv oli. Nii, aga ilmast või ütleme, praegu saab vihma, ei tea, kas nüüd läheb, ütleme, kvaliteet langeb ära või? Noh, see on jälle, kus on vihma tulnud, vaata. Andresega meie vahemaa on circa 20 kilomeetrit. 20 kilti, jah. No, ja vihma vahemaa on pea 20 milli, et Andres sai üle 20 milli, mina sain 7 või 6. Nii et mina ei saanud mitte midagi, meil läks vihmapilv, läks 5 kilomeetri nii-öelda kauguselt läks mööda ja meie ei saanud mitte midagi ja samas nii-öelda meie kolleeg minust linnulennult 25 kilomeetri kaugusel ütles, et vihma tuli nii palju, et ta mõtles, et maja katus läheb katki. No eks see ongi, võtta, praegu ongi nii erinev. Selle aasta eripära, et no, nagu Diana sa ütlesid, noh, kus äiksepilv just nagu tuleb alla, seal on nagu tuleb vihma ja ega siin polegi. Kilomeeter eemale on kuiv ja polegi. Absoluutselt. Nii et ütleme, põhimõtteliselt saagi poolest jääme kuskile keskpärasele tasemele, et ta tava aasta midagi rekordib meil ei tule. Aga muidugi hind on okei, ta tuleb ikka siuke tugev keskmine aasta, kuna hind on ka okei, et no ütleme jah, ega nii kõrgeid hindasi väga tihti pole olnud, ütleme, võib-olla kas see ongi nüüd uus tase siis meil või? No võiks olla ju. No. Diana. Või tõuseb veel või? Ma ei julge seda üldse absoluutselt prognoosida, et juba teist aastat tegelikult hinnad on nii kõrgel, et kolleegidega rääkides siin ka teistega, kes on vilja kokku ostjad, et ütlesid ka, et see kõik ootavad, kuna see hind tagasi alla läheb, et see ei saa ju nii kõrge olla, aga ta on ikka üleval veel. Et see, mis on üles lennanud, see alla peab kukkuma. Absoluutselt, ja mingi, et ta võiks ma olen jällegi see optimist vaata või see nagu, et kuna kõik muud hinnad tulevad järgi, noh, kui gaasihind siin, ma ei tea, oli uudis, et gaasihind tõusis 50%, noh, et mis pärast see viilehind peaks siis alla tulema tagasi, et noh, ütleme, võib-olla kindlasti ta ei lähe sinna, kus aastaid tagasi oli 120-130 eurot. Mine see teha. No vaat seda ma ei usu. Seda isegi nii pessimist ma ka ei ole. Aga ma mõtlen, et ta tuleb alla juba 170 peale, seda ma isegi võib-olla usuks, vaata. Muidugi, millest me veel rääkinud, oli meil ju kaunviljad, enne suba. Minul ei ole kumbagit maas. Minul uba on, ei ole ilus. Minul ka ei ole hernest ja kuba maas, aga olen rääkinud siin klientidega ja naabripõllumeestega, et ja kui olen vaadanud nii-öelda Eestis ringi sõites neid hernepõlde, et on nii ja naa on olnud ilusad põlde, aga olnud on ka neid põlde, kus on näha, et kombain on nii-öelda käinud, võtnud ühte kohta põllu peale ja siis jälle teist kohta põllu peale, et need saaginumbrid on siin võib-olla kõiguvad siin võib-olla 0,5 tonnist 2,5 tonnini kui sedagi, et nii palju kui mina rääkinud olen, hernes on ikkagi see aasta parem kui uba. Ja, absoluutselt. Ja saagikused on, ütleme siin ikkagi 2,5, 3,5 on ka olnud. Näiteks, kui me toome veel ka mahevilja korraks sisse siia, et siis ühe kliendiga olen rääkinud, kes ütles, et tema sai 600 kilo hektarile sai hernest, võttis oma seemnekogus ära ja ülejäänud lihtsalt randaalib sisse või künnab sisse. Aga ta muidugi on päris hea eelvili, et selles mõttes ei ole absoluutselt. Mitte just kõige odavam eelvili, et võib-olla odavam on väetist panda. Aga mahede selle nii-öelda peab natukene kalkuleerima, et kas on väetis või on hernes. Eelvili jah. Aga uba on tõesti, ütleme, kuidas jälle vihma on saanud ja kuidas see külviaeg on täkkesse läinud, et kohati on väga ilusat uba näha, aga kohati on tõesti 30 centimeetrit uba on kõrge ja 2 kauna ja ma nüüd täna lähen seda meie juba, seda Vertigot vaatama, ühte põldu vaatama, pidi väga ilus olema, et ma olen vaatanud, mis nägud need ikkagi on, aga muidugi ma olen näinud ka väga jubedat, et et kus midagi koristada tõenäoliselt ei ole, et selles suhtes on Aga jällegi hea eelvili ja midagi, kui oledki, ütleme, ainult teravilja kasvatajad, sa pead midagi vahele panema, et ma arvan, kes ikkagi suhteliselt õigel ajal nagu maha pani, ma arvan, sellel on ikkagi pilt päris, ütleme, okei.
selles suhtes ja kui mõtlen, kui natukenegi vihma sai ja muidugi kes hiljaks jäi, siis tõenäoliselt ei ole ubaga mitte midagi seal peal, nii et selles suhtes on nagu ja muidugi selle aasta koristus on jälle siuke, et mehed koristavad täna kõike, taliotru, talinisu, talirapsi, kaera, uba hernest, kõik nad koristavad järjest. Et juulikuus ja võetakse uba hernest juba, et tatar vist on ainuke, mida veel keegi kuskilt ei võta, et see õitseb, aga selles mõttes ikkagi täitsa teistsugune koristusaasta. Noh, ma mõtlen, kui nüüd endast natuke koristust rääkida, siis kui täna hästi läheb, ma täna lõpetan koristuse. Täna on 29. juuli. Jah. Et valdavalt ei ole siis koristama hakanud, kui on niisugune hilisem aasta. Aga et kui nüüd täna hästi läheb, siis peaks olema täna õhtuks nagu saab juulikuus kombaini ära pesta juba. No jällegi põllumaas eripära, iga aasta on erinev ja uued väljakutsed igal aastal, et ei ole kahte ühesugust aastat. No et vähemalt see aasta toetab õnneks seda nii-öelda võib-olla pigem madalamat saaki see kõrgem hind ja hetkel veel see, et on nii-öelda kuivalt põllult kätte saadud, et natukene see nii-öelda kuivatuskulusid tõmbab maha. Muidugi, kui nüüd tulevad vihmad siis ja see nii-öelda niiskus läheb üles, et see on teema. Aga vähemalt praegu seisuga nii-öelda nii palju, kui mehed on koristada saanud, et ikkagi see kuiv vili nii-öelda toetab seda kuivatuskulusid. No aga eks see aasta jälle meid õpetab, et vaadatagi, mis sorti maha panna, kui teiste põllumestega läbi rääkida, mida külvata, mismoodi teha, et saada ka kuival aastal, et ega need kevaded lähevad üha kuivemaks. See tähendabki, et ega suht rohkem tuleb panna meil maha ikkagi talivilja. Talivilja ikka rõhk panna. Et ega suvivili see aasta annab ikka suhteliselt tagasihoidliku saaki, kes vihma saanud ei ole, et selles mõttes on ja oli siuke hea õpetlik aasta. Loodame, et inimesed õpivad, vaata. Nii, mis meil on? Diana, mismoodi meil see vilja nüüd asi, räägi natuke sellest, mismoodi meie kokkuost, kuhu me ostame ja kuhu me talle nagu vedada plaanime, mõne sõnaga. Meie kokkuost täna läheb valdavalt Riia suunda, et meil on väga hea koostöö meie Läti Leedu kolleegidega, et meie saame vedada Riiga ja Kavalka, mis tähendab siis seda, et meie nii-öelda võib-olla väga head kliendid võib-olla võiks olla täna pigem Lõuna-Eestist, kes on võib-olla Riia sadamale lähemal, aga samas ei ole välistatud absoluutselt täna ka kõik muud Eesti põllumehed, sest et hinnatase on väga hea. Kui me räägime veel Riiast ja Valgast, siis ja see nagu, mis puudutab täna tavavilja, et siis samamoodi, et kvaliteedi nii-öelda näitajad, et on ikkagi nii nagu turul on, et mitte ühtegi jalgratast pole leiutatud ja mitte mingisugust suurt eripära siin ei ole ja samamoodi, et vili tuleb ikkagi tuua nii-öelda alla 25 kraadi, et kuni 25 kraadi, et kuuma vilja vastuvõttu nii-öelda ei ole. Ja meil ei ole ka täna ühtegi varianti, veel ei ole sorteerimiseks ega kuivatamiseks, ehk siis täna meie ostame kokku puhast ja kuiva vilja. Mis puudutab mahedat, siis mahedat me liigutame täna Tartusse. Meil on Tartus valmimas üks uus ja väga ilus ladu, et maheda me liigutame sinna ja Tartus on meil olemas ka oma labor, et kui kellelgi on vaja näiteks Tartu kandi või Lõuna-Eesti meeste või ka Jõgevamaalt, et kõik, kes satub Tartusse, tahab mingit proovi teha, siis saab ka meie laborisse tuua selle vilja nii-öelda korraks proovimasinast läbi lasta. Et samamoodi siis võtta ühendust ja saab ära organiseerida selle asja. Et ühesõnaga lükkame viljaostu käima, selle aastal proovime ära ja järgmine aasta üritaks juba teha seda vähe suuremalt. Miks mitte? Et kodulehele nüüd vähemalt kolleegi andmetel peaks jõudma kogu info selle nädala lõpuks, et kindlasti hoidke kodulehel silma peal ja meie uudiskirjadel samamoodi, et hakkame siis viljahindu ka välja saatma, et nii tavad kui mahedat, et kindlasti anname sellest teada erinevate kanalite kaudu. Eks ta meil see koduleht siuke väike nõrgem koht on olnud, et me arendame teda läbi nagu Leedu ja see ongi, et ta tuleb meil nagu visalt, aga tuleb ilus lõpuks kokku. Ja, aga selles mõttes, et kodulehe arenduses väga palju nii-öelda küsitakse, kuidas tahame teha asju ja et tahame asju teha ju hästi ja korralikult, et hiljem nii-öelda ümber teha on ju keerulisem, et teeme ikka hästi korralikult ja siis on asi korras. Ja, et siin ongi, et kodulehel hoidke silm peal, et koduleht uueneb, ütleme kogu aeg tuleb siin uut infot peale. Absoluutselt. Ja kõik need uudiskirjad ka, et kui tahate liituda uudiskirjadega ja viljainfot saada, et siis samamoodi kirjutage, helistage, et paneme nii-öelda nimed kirja ja saate viljainfot. Ja, et me kõikide meie kontaktid on seal juba olemas ja saab infot igalt poolt, on ta seal või on ta Facebookis igalt poolt. On võimalik meid leida, et kui on vaja informatsiooni, ainult küsige. Täpselt nii. Nii, viljad oleme siis juba rääkinud ära, et saagid on meil nagu ta on.
ostame vilja, nii palju kui me ostame see aasta. aga kas on, ütleme, viljaga mingid probleeme ka juba, ütleme, ette tulnud või oskate välja tuua mingid nüanssi, mida, ütleme, rõhutada võib-olla, et pigem täna vist ongi ainult see probleem, mis on kuum vili, et ilmad on nii soojad, et vili ei jahtu maha. Noh, ja eks me ette meie puhul hetkel ka see, kui meil ei ole mingit sorteerimisega seda varianti, et meil oleks ikkagi kvaliteetne vili, me tahaks ennem nagu üle vaadata ja proovi võtta, et kui me ei saa saata autot nagu Riiga, et äkki tuleb tagasi. Seda me nagu teha ei saa. Et pigem nii-öelda lähtume sellest, et on olemas ju müüa need teravilja, need temperatuuri vardad ka, et seda nii-öelda saab ise, mina isiklikult hästi kasutan seda, et alati kui enne seda on koorma teele, et mõõdan korraks temperatuuri ära, et nii-öelda et oleks asi korras ja näiteks vilja väljalaadimine pigem siis näiteks õhtul hilja, kui on temperatuur juba madalam või siis hommikul vara, et kuidas kellele nii-öelda sobib. Mis te muretsete, kohe läheb jahedamaks ja kohe ja absoluutselt, kohe läheb vihma sadama ja kohe ka vihma sadama, peame hakkama kuivatama, meil ei ole enam kuuma vilja. Siis on uued probleemid. Et ma arvan, et kuuma vilja enam ei tule vist, ma arvan. Kui ilmateed vaadata, siis tundub küll, et siis pigem hakkavad kuivati nii-öelda ootejärjekorrad tekkima. Et jah, kui siin vahepeal hakkasid mõtlema, et kas kuivatit üldse on vaja ehitada, et peab üldse jahuti hakkama ehitama, aga vist ikka tuleb kuivati teha, et see on jah siuke uitmõte sul, et kuivatame, et seda Eestis ma arvan, et ei juhtu, et meil ikkagi on ütleme, see on siuke me ei ole tavapärane, et meil on koristusajal 30 kraadi sooja ja nüüd ei ole tulnud vihma äkki nüüd, ma ei teagi, mina äkki ei ole vist 6 aega näinud, eile see 7 milli, nägin, aga suht arv on olnud, aga seda ma arvan, nii tihti ei juhtu ikkagi. Siin on täna pigem see, et saad mõelda, et vihm tuli nüüd mais, on ju, siis tuli 2 päeva pärast jaanipäeva, siis pärast jaanipäeva oli soe, enne jaanipäeva oli kuum ja siis tuli veel kuskil laupäeval vihma, on ju, et pigem nii-öelda saad ühe käe sõrmedel lugeda need päevad üles, kui vihma tuli. Samas jälle mõni teine koht on jälle seda vihma saanud ja on põllud väga ilusad, et no ega see, ma ütlen, soodustab, kuna keegi praegu COVIDiga reisida ei saa, siis on meil suvi oli ilus, kõik saavad rahulikult Eestis puhata, et tegelikult oli nagu kõik okei. Põllumehe jaoks võib-olla natukene on vihma vähe. Natuke, ma ütlen, kombaine läksin põlema, natuke liiga kuivaks läksid. Nüüd ütleme, ehk see vihm nagu maandab seda riski natukene, et jah, see kombainid ja põllud siin vahepeal põlesid päris, ütleme, uudises jooksis ikka mitu uudist läbi, et täna oligi vist uudis, et Lõuna-Eestis on mitu 30 põlengut äkki olnud, oli mingi uudis, et selles mõttes tõesti, ega ta on oht ja eks see ongi, iga põllumees peab vaatama, et ega kombain läbi puhuda ja puhtaks teha, et ega see on nagu siuke igapäevane töö, mida sa muidu nagu võib-olla iga päev ei tee, aga nüüd pigem karta või kahet seda. Pigem vaadata üle, et kas ikka kaskokindlustus kehtib ja et kas kombain on puhas, et pigem ettevaatlikult seda tööd täna teha ja rahulikult teha. Ja vaadata üle ka, et kas tulekustutid on kuskil traktorites ja kombainides olemas ja kas nad nii-öelda on ka töötamiskõlbulikud. See on, ütleme, nende masinate puhul nagu alati, et need peab olema olemas. Aga lihtsalt veel tuleb üle kontrollida topelt veel nüüd, et nii, tõmbame viljateema kokku või? Ega meil viljateemas enam ütleme väga midagi uut ei ole hetkel selle seekord rääkida. Ja ega juba tuleb mõelda ju järgmise aasta peale, et ega maa harimine, taliraps ja talinisu. Ja nüüd tuleb vihma ka, teeb maad natuke pehmemaks, et saab natuke lõbusamalt harida, et muidu siin kuulsin, et siin ei lähe adermaasse ja tüükultivaatorid piit puruks ja ega ta vist ei lähe küll ja ma ütlen, mina isiklikult igatahes ootan veel natuke vihma, see 7 millimeetrit ei andnud mitte midagi, et hetkel nagu ütlen, ega ükski varis ei lähe ka kasvama, kui nii kuiv on maapind, et selles suhtes on, aga tuleb hakata tegema. Ja ma ütlen, ega meie valikus on jälle väga head talirapsisordid, mis on nagu esimene teema. Täna jooksis ka kõik, kui vaadake, ostke palun kõik tänane maaleht. Maalehe esikaanel on meie väga ilusad rapsisordid, Dominaator ja Kuga. Andres, paari sõnaga jälle kordame üle, mis on jälle positiivsed pooled. Kordame üle, et Kuga sobib, ütleme, siukseks varasema poolseks külviks, et kes tahab siin külvi alustada, ütleme, augusti alguses. Kuga on väga hea selleks. Ja Dominaator, ütleme, siukseks optimaalseks ajaks ja hilisemaks külviks, et ta on siukse kiirema algarenguga ja mõlemad sordid väga hea talvekindlus, väga suur saagikus, et ja väga suur õlisus, et potentsiaali on kõvasti, et mul endal on Dominaator maas, ma ei ole jõudnud rapsi koristama veel hakata, et äkki siin, ütleme, järgmine podcast saan öelda, mis need numbrid rapsis olid, et
ei, ma ütlen, ta nägi Leedus nägi ikkagi väga hea välja. Väga hea välja. ja Leedust on, ütleme, praegust on nagu andmed tulnud, et Dominator on olnud ikkagi kõige saagikam sort seal, et rekordeid ei ole, aga katsealustest sortidest on Dominator olnud nii õlisuse kui saagikuse poole pealt üle teistest. aga on sul teadmine, mis ta nagu Leedus, ütleme, müügi poolest on, ütleme, või kui suure pinnal ta kasvab, on sul mingit infot selle kohta ei ole? Kuna ta on uus sort, siis ta, ütleme, pinna poolelt kasvab, sest põllumehed tahavad seda hästi palju, et vaata, kui Leedus käisime, neid oli juba praegust oli seal palju, aga ma pinda ei oska seal praegust täpselt niimoodi öelda. Et no näiteks Tallinnisu koha pealt ma võin seda öelda, et Leedus näiteks Etana on teise koha peal külvipinna poolest ja kes pakub ära, mis on esimene? Meil väga levinud sort. Aada. Ei, Skagen. Et Leedus pidi olema Skagen esimene ja Etana on teine kasutuse poolest. Ja no mõtlen, see ongi, et aga Dominaatorid, ma ütlen, see ongi ta eripära, et võib ju külvata nii vara kui hiljem. Vara hilja jah, et ega noh, kõiki sorte võib ka vara külvata, aga noh, siis tekibki see risk, et sa pead, ütleme, veel hoolsam olema kasvuregulaatoriga ja noh, keegi ei tea, kuidas need ilmad teevad, et aga noh, kui minu soovitada, siis pigem kuga nagu ennem külvata ja siis Dominaatori järgi, et ja noh, meil on ka teisi sorte, on INV sordid 1188 ja 1266 Clearfield. Mõlemad on ka kiire algarenguga, et sobib siin külvata nii, ütleme, augusti keskpaik, 10. august kuni ütleme augusti lõpuni. Ega ta vist praegu ongi, et kui vaadata neid iga sügiseid, et ega ütleme, noh, kui on ikka 15 on nagu väga okei külviaeg, et ega ma ütlen, siin oli aastaid tagasi, kui talv tuli varakult, siis pidi hakkama nagu peale esimestel kuupäevadel, aga noh, kes palju külvab, võib hakata mingi sordiga varem peale. Vaikselt tasa peale, noh, me ei tea vaata, mis need ilmad teevad, et kui ta siin hakkabki nüüd, ütleme, kõvasti vihma andma ja teebki need, ütleme, väga põllud märjaks ja niiskeks, et ei saagi külvata, et noh, siis on pigem, ütleme, mingi osa maha ära külvata ja siis ülejäänud järgi, aga et pole, et ja vaikselt, ütleme, tuleb mõtlema hakata teravilja peale, talioder, talinisu, et noh, praegust on näha juba, mis, ütleme, saagid, kvaliteedid tulevad põllult, nende järgi otsustada. Et on kindlasti arvestada tõesti seda, et vaadata just mahukaalu põhjal, et tõesti, mis sordid on, need uued sordid ikkagi on näitavad ennast ikkagi, et kui selle kuiva aastaga on mahukaal korras, siis järelikult noh, mis siis veel juhtub, kui on hea, kui on, ütleme, vihma poolest soodsam aasta, siis seda saaginumbrit ei taha ette mõeldagi, mis sealt tulla võib ju. Kus sa lähed selle viljaga pärast, on ju? Ei no Riiga, helistad Dianale ja läheb Riiga kõik, ei ole probleemi. Küll me selle vilja vastu võtame. Et Riiga saavad suured laevad, siis ei ole mingit probleemi. Et noh, tõesti vaata ja muidugi vaata Tallinnisu sortide eripära, mis on ikkagi see aasta ka välja tulnud, et ikkagi palitus on varane külv. Et noh, palitust mitte mingil juhul väga ja mitte väga vähe külvata. Et ärge palitusse, kes ostab palitust, ärge hoidke seemne pealt kokku, et noh, 400–450 idanevat tera, et noh, et see on siuke, mis on nagu siuke eripära. Ja, et kuna ta on, ütleme, rohkem nagu peatüübiline sort, et ta võrsub vähem, et aga no ma ütlevad, et väga hea saagiga, et noh, kui ta õieti käitub ja haigustõrjet on vaja teha vähem, kuna uued sordid on kõik, ütleme, haigustõrje vähem vastuvõtlikumad, et selles suhtes ütleme, mõlemad on nagu väga head sordid. Mis meil veel on? Meil on pakkuda ka Triticale ja Rukkis. Triticale, Rukkis, talioder, hübriidtaliotra ja Jakobussi on meil liinisort. Väga, ütleme, Leedus ka väga ilusad numbrid tulid sealt vastu, et mahukaal okei, saak oli üle 8 tonni hektarilt. Et siin Eesti numbrid olid Jakobussil 7 tonni hektarilt. Ja hübriid oli tonn rohkem vist. Hübriid oli tonn rohkem, jah. Et noh, see aasta vaata näiteski, ütleme ära selle, et hübriidi nagu, ütleme, lööklause oligi siin vahepeal, et tonn rohkem saaki keerulistes tingimustes. Ja noh, see aasta nagu tuli see vahe nagu välja hübriidtaliodra ja liinitaliodra nagu vahel, et oligi tonn rohkem saaki. Et noh, siinkohal soovitakski, ütleme, et riskide maandamiseks pange väike osa hübriidi taliotra ja vaadake ise ära, kuidas ta käitub, sest kui me ei tea, mis järgmine aasta toob ja kui järgmine aasta tuleb samasugune kuumalaine, jällegi hübriid peab paremini vastu, sama hübriid nisu puhul, et jah, hübriid oli ka võrreldes palitusega, mis oli kõrvuti, oli ka hübriid oli tonn rohkem. Aga eks ta muidugi miinus on see, et seeme on kallim, et noh, ta tegelikult on 200 kallim või? Cirka ju. Kuskil niimoodi jah, et oleneb kui tihedat, ütleme, jah, külvat. Jah, et selles suhtes on, ma ütlen, noh, eks on ka, kui samas tonn rohkem, ei olegi nagu väga hullu, ütleme. Tähtis on lõpuks ikkagi saaks saada ja see, kes ikkagi ka nii põuad tingimustes vastu peab. Jah, et noh, heal aastal võib-olla, ütleme, kui oleks siuke, noh, 2015 oli, ütleme, teravilja aasta kõige parem aasta üldse, et
kui tuleb siuke aasta, noh siis ei pruugi see vahe tulla, kuna siis ütleme, kui tuleb vihma tihedalt ja temperatuurid on okeid. Aga just hübriidi eelis tulebki siukse, ütleme, kehvades tingimustes, et kas ongi siis, ütleme, väga kuum või väga kuiv või... Noh, ega meil oli see aasta oli kuiv suvi. Kuiv ja kuum on. Kuiv ja kuum. Eelmine aasta oli tegelikult sama ju tegelikult. Eelmine aasta oli kuiv, aga ta nii väga kuum ei olnud. Vaata, see aasta tegi just liiga, see 30 kraadi siin 2 nädalat. Pikk periood kuiva, nii-öelda kuuma pigem siukest. Jah, et see kuum nagu küpsetas kõik ära, et noh, mis sa ütlesid, taliraps ju läks nädalaga muutis värvi, et noh, mis me siin ütleme. Suvirapsi siukseid õitsvaid põldusid see aasta väga ei näinudki. Ja see oli läbi. Korraks õitses ja kohe oli läbi. 3 päeva ju, noh. See on nagu tavaline Eesti suvi ju, nagu reede, laupäev, pühapäev. Ja samamoodi ka ju, mis suviviljade puhul nii-öelda tekitas ju probleeme pritsimisel, et näiteks mul endal oli kaeraga, et oleks võinud minna kõre tugevdajat tegema ja tuli see kuumus peale ja hetkega oli pea väljas ja ei olnudki võimalik midagi teha. Või siis nii-öelda samamoodi erinevate nii-öelda putukatõrjevahenditega minna talvel ja päeval oli nii kuum ja öösel samamoodi temperatuurid enam ei olnud ju maha jahtunud, et ei olnudki võimalik ju enam 23-24 kraadi, ma isegi pritsisin jah. Ja absoluutselt ei olnud nagu, oli nagu väga riskantne see minek ja pigem ei mindudki enam neid putukatõrjet tegema. Selles mõttes kokkuhoid ju, ei kasutanud ju kasvuregulaatoreid, insektsiide, puhas rahaline kokkuhoid. Et järgmine aasta on siis laoseisu tulemas. Ei muidugi jah, ei ole mõtet pritsida, kui see näed, et ikka see enam nagu asjal nagu pointi ei ole. Või teeb pigem kahju kui kasu, et aga kuidas te kodus ise endale väetistega olukord on, et saagid on see aasta natukene võib-olla madalamad, võib-olla kas siis nii-öelda arvate, et võiks olla mullas rohkem teha mingit väetist ka, et mis te sügisel sinna alla panete? Väetis hind juba näitab selle suuna kätte, mis me sinna alla paneme. Näpu otsaga. Et natuke sügisele mina ikka loodan, kevadine ka. Ja mina ikka loodan, et see kevadel tuleb ikka see hind natukene allapoole ja ikkagi NPK kevadel peale, et ega ma ütlen praegu küll, et see sügis nagu üle 400 euro see väets hinnaga nagu hullama ei lähe põllule. Et annaks kergelt NPK alla, ma ei tea, muidugi rapsi puhul, kui tuleb peale taliotra, tuleb ikkagi enne juurde anda. Lämmastiku juurde, et põhulaugandamiseks oleks. Aga et ma ütlen, hetkel need hinnad on nii laes, et et äkki me loodame, et läheb allapoole. Ma nõustun Lundiga, et ma panen ka sügisel natukene ja siis kevadel ka NPK-d pealt, et ehk läheb alla, aga noh, äkki on vale otsus. Kui kevadel on 500. Aga samas ju mullas on täna ju seda väetist on, et ei ole vaja nagu sükeste väga suurte kogustega ka täna võib-olla minna sinna peale. Ega see ei ole, kui see saak ikka oli 6-7, ega ta nüüd... No siis ega nii palju enam ei ole seda. Nii palju enam et täpselt on, kellel kuidas on, et näiteks minul võib-olla, kui ma olen arvestanud siin võib-olla väärtusplaani siukse 6-7 tunni saagi peale, aga ei tulnud täna tänu põuale seda saaki, et siis võib-olla seda väetist ei ole ka nii palju sinna alla panna. Kuna vihma pole ka olnud, mis seda ära uhuks, et siis jah, et ei no ja see liina puhul mõtlen, see aasta soodustab varasemalt küll ja mina ütles, kui külvatada varem maha, see talivilja ta suudab piisavalt areneda ka selle väiksema väetse fooniga, et selles suhtes on nagu õige, et kui saaks õigel ajal maha panna 10. septembriks kõik maas on ikkagi talinisu, siis ma ütleks, et võib selle väiksema normi panna ja raps on 15 maas 15 august, siis mina ütleks, ei pea nii palju hullama väetsega sügisel. Ega tegelikult on ikka ära näidanud küll jah, et nisude puhul ka, et kui ikka saab septembri alguses külvid maha, et need on ikkagi võrsuvad korralikult sügisel ära, neil on juurekava korralik, põual ongi paremini vastupidavad, et eks võib-olla ainult see on, kui ta tõesti teeb väga pikka sügise, siis võib-olla äkki kerge haigustõrje sügisel peale, et natukene hoida seda taljutamist. Kui see ütleme biomassi lehestik lähebki väga suureks, et riske maandada lumiseene riskid ja ütleme muud, et haigustõrje peale sügisele, see on jällegi siuke, et oleneb, mis see sügis teeb, et ja põhiline ikkagi talivilja külvata, et Leedus on protsent äkki, kas oli 90 või? Ega ma arvan, me ütleme tänast aastat vaadates, ma arvan, tuleb see taliviljapind ikkagi üpris kõrge. Päris kõrge, sest ütleme kui ta nüüd ütleme, nagu Lund ütles, et täna nii-öelda lõpetab äkki tema koristamise ja ma arvan, et siin nii mõnigi teine tootja on ka juba hakkab vaikselt lõpusirgele jõudma ja juba teist otsast võib-olla külv käib, on ju, kellel nii-öelda on rohkem võimu ja on suuremad tootjad, et mina usun küll, et kui võimu on ja külvikorda mahub, et siis seda talivilja külvatakse see aasta päris palju. Ega mul on endal ka plaan ikkagi, et nii vähe kui võimalik talivilja alla panna, et
sest kevadel on ju niikuinii kiire, et sa ju seal väetad ja siis teed esimesi neid pritsimisringesid ja siis hakkad veel ju mulda harima ja siis veel külvama, et siis jookseb kevadel nii kokku see. Eks ta tegelikult vist hakkabki nii välja kujunema, et on taliviljad ja kevadel külvad ainult juurde, kui on, kes on loomakasvataja, paneb maisi ja oa ja erne. Oa erne, natuke rohumad külvata kevadel ja mõni ütleme suviviljapõld on, et praegust nagu. Aga eks selle nii-öelda lõplik väljakujunemis läheb ikkagi natukene aega, et see külvikorra nii-öelda rotatsioon tuleb enne paika seda korralikult, et eks see ongi, kui sa hakkad varemat eelmine aasta oli ka siin paljud meestid, kellega rääkisin, sealt ei saanud, oli nii märg, ei saanud külvata ja ei külvamata. Et see ongi, kui sa hakkad ikka õige, ütleme septembri algul kohe peale, siis üldjuhul tuleb üritada nii palju kui võimalik panna sellisel juhul. Nii, me oleme käinud läbi meie teemad, mis meil on siin enam-vähem ette mõeldud. On meil veel miskit nagu põletavad, mida nagu rääkida, et viljakoristus käib, kõige kiirem aeg praegu põllumehel. Ja rapsi puhul tuletab meelde ka kampaaniat, et kes tahab Teslaga sõita, ostke vähemalt 3 ühikut rapsi ja võita Tesla kasutusõiguse nädalaks. No seda ei saa ju võita, sa saad seda osta ka ju pärast, kui sa oled korra sõitnud, vaata. Nii kaua, kui ma taga sõitnud ise rooli taga jäänud, sa mõtlesin, mis auto on auto ju. Aga nüüd, kui sõitsid korra, siis päris hea auto on, vaata. Ja vaatad hindasi, vaata, mis auto... Seda räägin minagi. Mina igaks juhuks ei läinud sõitma, igaks juhuks. Ma jäin traktorite peale seekord. Ja muidugi kui kes ei võida Teslat, on võimalik ka traktori kasutus traktori jah, või siis saate spaasse minna, et ja veespa oli meil on jah. Iga ühele midagi. Ja et täpselt, et sa võid kas või siis, saab naised spaasse saata, kui ise minna ei taha, et siis on naistel natukene tore alati kodus olla, et midagi on kasu ka nendest kampaaniatest. Ma mõtlesin, et naistest on midagi kasu või? et saab saata ära spaasse, jah. Nii, aga tõmbame täna otsad kokku. Tõmbame joon alla, jah. Ja vaatame, keda me järgmine kord külla kutsume, äkki leiame veel omale külla kellegi. Et kui Dianale midagi uut, siis kutsume meile Diana külla, aga praegu Diana läheb vilja kokku ostma, et ega see vilja vaja, mis me ostame, kõik on vaja riigi ära vedada. Ja täname kuulamast ja... Aitäh Dianale ja... Aitäh kutsumast. No ikka kutsume, et ma ütlen, midagi uut on, ega me üritame siia oma meeste seltskonda saada ka sükest nii naispooli kui midagi huvitavat juttu alati. Ja nii, nägemist ja järgmise korrani. Nägemist.